Tervitan teid taas, kallid sõbrad, ja tänan, et olete asunud otsima tõde, ilu ja headust ehk armastust. Tänane teema ongi armastus, nii nagu seda käsitleb Urantia raamat. Vaatleme lühidalt selle mõiste definitsioone, mõiste arengut alates ürgajast tänapäevani ning võimalikku käsitlust kauges tulevikus meie tulevaste põlvkondade poolt. Enne aga, kui ma armastuse võimalike definitsioonide juurde lähen, tooksin välja tõiga, et ehkki see termin tähistab tõepoolest inimese kõrgeimat arusaama inimeste vahelistest austus- ja kiindumussuhetest, märgib ta üsna sageli ka väga paljud inimsuhetes sisalduvat läbinisti madalat, mille kohta oleks täiesti sobimatu tarvitada ükskõik missugust nendest sõnadest, mida kasutatakse, et tähistada elava Jumala võrreldamatut kiindumust oma maapealsetesse lastesse ja teistesse universumi olenditesse. Kõige lühem ja selgem väide armastuse kohta on see, et armastus on soov teha teistele head. Aga armastus selle sõna tõelises tähenduses võiks tähendada ka isiksuste vastastikust lugupidamist. Olgu nad inimlikud või jumalikud või inimlikud ja jumallikud. Taevariigi elureegel on armastus, ülim andumus Jumalale, armastades samal ajal ligimest nagu iseennast. Armastus on suurim kõigist vaimu reaalsustest. Tõde on vabastav ilmutus, kuid armastus kõrgeim suhe. Suurim võimalik armastus ilmneb inimese käitumises siis, kui ta on valmis andma oma elu sõprade eest. Armastus on kõrgeim aje, mida inimene võib oma tõusuteel paradiisi suunas järgida. Ent armastus ilma tõe, ilu ja headuseta on vaid tundmus, filosoofiline moonutus, psüühiline illusioon, vaimne pettus. Kui me oma siinses ja järgnevas elus vaimselt edasi areneme, peame me armastuse mõiste neil kõrgematel tasanditel alati uuesti määratlema, sest armastus on igavene väärtus, mille tähendus meie jaoks ajas arenedes avardub. Nüüd, kui tulla selle mõiste arengu juurde inimeste seas, siis meile, eestlastele, tuleb märkida, et ega me seda sõna või mõistet kuigi kaua kasutanud ei ole. Sest sõna armastus tuleb eesti keeles esimest korda kasutusele alles 1739. aasta piiblis. Varem kasutati sõnu arm või lemb. Minnes veelgi kaugemale, sinna aega, kui veel ürginimesed elasid, peame mõtlema, et millist armastust nemad kogesid. No kindlasti ei filosofeerinud nad altruistliku armastuse tähenduse üle, vaid kogesid seda pitsitavat ja kibedat tunnet pigem seksuaalse kirena. Tol ajal tõid inimesed kokku instinktiivsed tungid, nälg ja seksuaalne armastus, mis meil inimestel on loomariigiga ühised. Kui nüüd nendest instinktiivsetest tungidest veel rääkida, siis üheks neist on ka ema armastus. Ka see on inimestel loomadega ühine. Saame selle oma sünniga kaasa ja seda teostab nii meis kui loomades meeleabivaimude hoolekanne. Kui inimene loomatasandi armastusest kaugemale areneb, hakkab ta lisaks oma lastele armastama ka oma laste lapsi. Loomad seda ei suuda. Võtnud enda haldusesse sugutungi ja instinktid, jõuame tänapäevale pisut lähemale. Aega, kus saab rääkida juba õpitud või arengulisest armastusest. Kiindumus, abielu truudus ja perekonna armastus ehk soov pereliikmete vajadusi rahuldada on juba arengulise armastuse tulemus. Hakkab välja kujunema ka primitiivne romantika, kuid abielu on siiski veel rühma või perekonna ettevõtmine, mis tõsi küll aja möödudes muutub isiklikuks suhete loomiseks. Vana aja inimesed aga lubadusi ja armastust ei usaldanud,
vaid arvasid, et kestva liidu garanteerib mingi käegakatsutav tagatis ehk kaasavara. Vanema ja ammu juurdunud kaasavara motiivi uudne ja äkiline asendamine tänapäeva abielus ideaalsema, kuid äärmiselt individualistliku armastuse motiiviga on abielu institutsiooni paratamatult ajutiselt destabiliseerinud. Tänu arenevale armastusele on hakatud õilistama abielu kui tsivilisatsiooni kõige kasulikuma ja ülevama institutsiooni, kodu, esiisa ja loojat. Jõudes nüüd otsaga tänapäeva, saame hakata rääkima rahuarmastusest, vennaarmastusest ja ka isiksuste vahelistest soodsatest ühendustest, mida armastus soodustab. Rahuarmastus ei ole inimsoole loomupäraselt omane. See pärineb ilmutatud religiooni õpetustest, edumeelsete rahvaste kogemuste pagasist, eriti aga Jeesuse õpetustest. Vennaarmastust õppisid varased rassid oma kurbadest kogemustest, kui hakkasid märkama, et ühinemises peitub jõud. Tänapäeva inimene peab aga kogu oma arukust kasutades mõistma, et maailma rahu ja armastuse levimine peitub vendluses. Me peame õppima armastama teineteist nii vennaliku kui ka isaliku kiindumusega. Tulevastel perioodidel see vennalik ja isalik kiindumus inimeste vahel ka saavutatakse. See on juba ilmutuslik armastus taevastelt. Miikael ehk Jeesus, kui looja ilmutas meile looja isa jumalikku armastust. Olles selle jumaliku armastuse avastanud ja vastu võtnud, võime me püüda ilmutada seda armastust oma lihalikele vendadele. Kogu tõeline armastus on Jumalast ja inimene saab jumalikku armastust, kui ta ise oma kaaslastele armastust kingib. Isa armastus võib saada surelikule reaalseks ainult selle inimese kaudu, kes seda armastust omakorda oma kaaslastele jagab. Suur armastuse ringlus lähtub isast, jõuab poegade kaudu vendadele ja sealt edasi ülimale Jumalale. Mäejutlusest kuni viimsel õhtusööma ajal peetud kõneni õpetas Jeesus oma järgijaid ilmutama pigem isalikku kui vennalikku armastust. Venna armastusega armastaksime oma ligimest nagu iseennast ning sellega oleks kuldreegel piisavalt täidetud. Ent isa armastus nõuab, et me armastaksime oma kaasinimesi nii, nagu Jeesus meid armastab. Sest isa armastus võib jõuda selliste andumustasemeteni, mis mõõtmatult ületavad venna armastuse. Jeesuse õpetuse sisuks oli armastus ja teenimine, armastav palveldamine. Me oleme isaliku armastuse poole teel, kui suudame loobuda armastuse isekatest tahkudest ning hakata armastama isetult. Jumalik armastus mitte ainult ei andesta ülekohut, vaid neelab selle endasse ja hävitab. Armastusega andestus ületab igati halastusega andestuse. Halastus omistab süü pahateos ühele osapoolele, ent armastus hävitab patu ja kõik sellest tulenevad nõrkused igaveseks. Armastagem Jumalat ülima armastusega ja kõiki inimesi taevariigis nagu vendi. Sellega lõpetades, nagu ikka, soovin teile tõde, ilu ja headust ning loodan teiega peatselt taas kohtuda.